Ja nüüd räägime siis vastuvõtutingimustest. Tere päevast ja mina siis tutvustan teile vastuvõtutingimused ja kuidas peab oma avalduse esitama. Nii, kahele erialale jätkusuutlikud keemiatehnoloogiad ja rohelised energiatehnoloogiad sisseastumistingimusteks on kõrgharidus lähedasel erialal, CV ja vestlus ning äriinfotehnoloogia erialal sisseastumistingimusteks on samamoodi kõrgharidus lähedasel ehk info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialal, siis kaalutud keskmine hinne, mis on vähemalt 3 ning lõputöö hinne ka vähemalt 3. Sellel erialal vestlust ei ole, kuid kui sisseastujal näiteks ei ole täidetud need nimetatud tingimused, siis on võimalik taotleda vastuvõttu vähemalt 3-aastase erialase kogemusega, motivatsioonikirja ja CV-ga. Ehk siis kui mõni nendest tingimustest, nagu ma juba mainisin, et kaalutud keskmine hinne ja lõputöö ei ole vähemalt 3, siis igal juhul võtke meiega ühendust ja juba individuaalselt iga kandidaadiga me tegeleme. Vastuvõtt on juba alanud 1. märtsist. See tähendab, et juba täna peale infotundi on võimalik siseneda sisseastumise infosüsteemi ja esitada oma avaldus. Avaldusi saab esitada kuni 4. juulini kell 12, et see on ka oluline kellaaeg, sest mitte südaööni toimub vastuvõtt, vaid kuni keskpäevani, 4. juulini. Vestlused meil toimuvad mais ja juulis, sõltub sellest, millise personaalse vestluse aja saab igaüks kandidaat. Nii et see on ka oluline asi, et iga kandidaat, kui ta on esitanud oma avalduse ja selle avaldusega on korras, siis tema avalduse staatus on lubatud sisseastumiskatsele ja avalduse juures on tema personaalne vestluse aeg. Nii, sisseastumine toimub, nagu ma mainisin, sisseastumise infosüsteemi kaudu sais.ee. Sinna saab siseneda ID-kaardiga, mobiil-ID-ga ja nii nagu siin paremal on märgitud logi sisse, siis siit tulebki sisse logida. Avalduse esitamisel tuleb valida Tallinna Tehnikaülikooli, sest Virumaa kolledž on Tehnikaülikooli kolledž siin Kohtla-Järvel ja selleks, et oleks leitav õige avaldus, siis võite ka kopeerida ja siis täpselt nii nagu siin slaididel või meil kodulehel on, leida otsingusse panna need eriala nimetuse. Nii, juhul kui tekib mingi arusaamatus, segadus, küsimus, siis alati võtke palun minuga ühendust, et saame siis nüansid seal täpsustada, et avaldus oleks nii-öelda siis lõpuni esitatud. Nii, see on siis avalduste esitamise kohta. Nüüd vastuvõtt meil toimub tasuta ehk riigieelarvelistele kohtadele, et kui kandidaatil ei ole piiranguid tasuta õppeks. Tasuta õppe siis on kõikidele immatrikuleeritud eestikeelsetele õppekavadele isikutele, kes õpib täiskoormusega ja täidab semestri koormuse nõudeid. See on 30 ainepunkti semestris ja programmijuhid on ka juba sellest täna maininud. Me tahaksime ka sellist asja, sellest teid informeerida, et näiteks kui mingil juhul üliõpilasel ei saa see täiskoormuse nõue
täidetud mingil põhjusel, aga tal on näiteks alla 7-aastane laps, siis selle alusel on võimalik semestri alguses esitada avaldus ja selline üliõpilane on siis vabastatud õppekulude hüvitamisest, kui sellised peaksid tal tekkima. Veel tahame teid informeerida ka sellisest võimalusest, et Töötukassal on olemas tasemeõppes osalemise toetus. Siin slaidil on otselink, kus igaüks võiks pöörduda Töötukassa poole ja uurida, millised võimalused tal on. Ja juhul, kui näiteks tema kuulub sinna sihtrühma, siis selle toetuse suurus on üle 300 euro kuus ja seda makstakse kogu õpingute jooksul. Et sellisena siis näeb välja see koduleht, see rubriik, tasemeõppes osalemise toetus, nii et soovitame teil seda asja ka uurida ja vajadusel siis kokku leppida Töötukassa spetsialistiga, klienti teenindajaga selleks, et uurida, millised võimalused ja millised võimalused teil on selleks, et saada lisaks õpingutele ka toetuse, rahalise toetuse, mis oleks päris heaks motivatsiooniks õpinguteks. Nii, minul jääb praegu viimane slaid, ma tutvustan ka mikrokavasid ja siis, kui teil on küsimusi, siis hea meelega nendele vastan. Nii, praegu me rääkisime siis tasemeõppest, aga juhul näiteks, kui keegi soovib täiendada ennast mõnel üksikul ainel või üldse proovida uuesti, et mis see on õppimine magistriõppes või üleüldse, et siis me pakume sellised mikrokavad, mis ei pea õppima 2 aastat magistriõppes, vaid kestavad näiteks 1 või 2 semestrit ja palju väiksema koormusega, ehk siis iga mikrokava meil koosneb 2 või 3 ainest, ehk siis selle mikrokava läbimisel on võimalik proovida oma jõudu, kuidas saaks näiteks õpingud ülikoolis magistriõppes ühendada oma tööga ja pereeluga, siis soovitame ka läbi vaadata need mikrokavad, mida me pakume sügisel 2023. Vastuvõtt nendele kavadele algab siis 5. juunist ja informatsioon kavade kohta ilmub kolledži kodulehele mai lõpus. Mikrokavadel õppimine on tasuline. Keskmiselt umbes 900 eurot maksab iga mikrokaval õppimine, kuid siin ka rõhutan seda, et Töötukassast on võimalik saada toetust, finantseerimist sellele, nii et igati, kui mõni asi pakub huvi, siis meie soovitus on konsulteerida Töötukassaga, et vaadata, et siis kas näiteks nad saaksid mikrokraadi õpinguid finantseerida või, nagu veel kord ütlen, või toetada teie õpinguid tasemeõppes. Nii, sellega on siis informatsioon minu poolt kõik, aga ma jään ootama siis küsimusi.